selge, et kindlasti tuleb keeruline ralli, et tingimused on libedad ja Saaremaale kohased, et korraldajad on teinud väga-väga head tööd ja kokkuvõttes on väga mõnusad katsed, et just see ilm võib olla nüüd see, mis siin väga kõvasti rolli hakkab mängima. Auto number 2 avab siis tänavuse arvust 52. Saaremaa ralli ja Georg Kross, Raigo Mölner, siia tood teeme suure aplaudi meestele. Selge, et sellised libedad Saaremaa katsed alati oskavad üllatada, aga et tiim oli väga-väga hea autoseadistuse välja töötanud ja selles mõttes ülimugav oli sõita ja Ott ka veel vahetult enne rallit veel luges korralikult sõnu peale. Mis ta ütles? Andis oma näpunäited, mismoodi selle autoga nende teede peal sõita tuleks või sõitma peaks ja ma usun, et sellest kõigest oli parasjagu abi, et ma ei ole ennast libeda raja peal kunagi väga hästi tunda, aga seekord ma tundsin ennast tõesti suurepäraselt. Ja sa said ka ennast kohe teise päeva hommikul käima, mis on sinu puhul ka nii-öelda erakordne. Mille peale sa selle paned, et sa kohe hommikust saati ikkagi juba vajutasid peale? Selle paneks selle peale, et ma ei maganudki, et siis... Otse tulid? No põhimõtteliselt jah, et jäi nagu öö vahele, ei tea miks, et ei olnud nagu närvi sees ega midagi, aga und ei tulnud ja oli hommiku hoog peal kohe. Saaremaa rallil sellel aastal teistele mitte ühtegi katsevõitu ära andnud mehed tulevad ja võidavad Saaremaa ralli Georg Kross ja Raigo Mölner! Suurepärane töö sai tehtud.